Uudse võõrutuskeskuse idee põhineb ka mujal maailmas levinud mõtteviisil, mida viljeleb Bettyfordi kliinik Ameerikas ja Maršaka Moskvas. Tallinnas Õismäe polikliiniku vastavatud osakonda tuleb konsultandina tööle Maršaka haigla arst Aleksandr Zavitski. Tema sõnul jätkavad uimastivaba elu pärast võõrutust 60–70% endistest sõltlastest. Võõrutus kestab kokku 42 päeva ja kogu selle aja endine narkosõltlane välismaailmaga suhelda ei saa. Üsna askeetlikes tingimustes üritatakse siis endise narkosõltlase mõttemaailmaga tööd teha ja tutvustada talle, et on olemas ka teised võimalused. Keskuse sihtgrupiks pakutakse nii eesti kui venekeelseid inimesi, kes ilma mõnuaineteta elu enam ette ei kujuta. Kuid huvitav oleks teada, kui karmiks võõrutustöö mõttemaailma muutmise kallal minna võib. Päris tõsiseks läheb. See programm kestab 42 päeva, selle aja jooksul kliendid elavad kogu aeg siin ruumides koha peal. Neil on hommikust õhtuni esiteks nagu rühmatööd, kus siis konsultandid arutavad, räägivad nendega nende elust ja kogemustest, räägivad neile sõltuvusest, kuidas inimese kehas sõltuvus tekib, miks ta tekib, millised on need sõltuvusest vabanemise meetodid. Lisaks sellele on neil väga palju individuaalset tööd. Iga klient peab oma sellist nagu tunnete päevikut, kus ta kirjutab päeva järel üles, kuidas tema arusaamine muutub. Lisaks sellele on siis veel töö kirjanduse ja materjalidega, kus neil tuleb nagu lugeda ja tutvuda sellega, mida konsultandid neile jätavad selliseks õhtuseks lugemiseks ja tööks, nii et seda tööd saab igaühel olema väga palju. Nagu pildilt näha, ei ole veel remont võõrutuskeskuses lõppenud. Peagi tulevad keskusse ka mööbel ja vahetatakse sisustust. Oma õla on alla pannud nii mõnedki asutused, näiteks Veetpank, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, MTÜ Convictus Eesti, Heateo sihtasutus ja advokaadibüroo Eversheds Ots & Co. Praegu puuduvad võõrutuskeskuses eestikeelsed brošüürid ning hakkama peab saama vene keelega. Suur probleem see ilmselt ei ole, sest nii nagu ütles üks keskuse alusepanijaid Juri Manko, peaks juba 3 kuu pärast eestikeelsed brošüürid täiesti olemas olema ning keeleprobleemi ei teki. Murekohaks võib saada aga raha, sest kuna tegu on erakliinikuga, siis tuleb sõltlasel pisut rohkem kukrut kergendada. 42-päevane võõrutus ei lähe aga maksma ei rohkem ega vähem kui 35 000 krooni. Sageli selline nagu ettekujutus uimastisõltlasest on pigem selline pomš tänavalt, kes on selgelt äratuntav ja on juba nagu väga madalale vajunud, aga tegelikult uimastisõltlasi on töötavate inimeste, on firmaomanike hulgas, on ka nagu varakate inimeste hulgas ja kindlasti on neid varakate inimeste kahjuks, varakate inimeste perekondades, eelkõige siis peame nagu noori silmas siinkohal. Et see on nagu üks pool sellest asjast. Teine pool sellest asjast on see, et tõepoolest meil on läbirääkimised käimas nii Tervise Arengu Instituudi kui Sotsiaalministeeriumiga, läbirääkimised Tervise Arengu Instituudiga, me oleme kohtunud ka sotsiaalministriga sel teemal, et osa nendest rehabilitatsioonikeskuse kohtadest hakkaksid olema toetatud avaliku raha poolt, mitte nii, et nad kliendile täiesti tasuta oleksid, sellepärast et tasuta asju reeglina ei hinnata niivõrd. Uuelaadse narkokeskuse vajalikkusest on tegelikult räägitud pikka aega. Rääkides HIV levikust järjest erinevamate inimgruppide sekka, mängib siin oma osa ka mõnuainete pruukimine nende seast, kellest me seda ei oota. Nii võib osutuda narkosõltlaseks inimene, kes võib olla meile kõige lähemal, olgu siis selleks isa, ema, laps või abikaasa.